Võrreldes varasemate vaatemängudega oli 2026. aasta iga-aastane võidupühaparaad Moskvas märkimisväärselt tagasihoidlik. Kuigi avalikkus nägi tavapäraseid tankikolonne Punase väljaku kaudu mürisemas, tehti seda seekord ainulaadsest vaatenurgast, videokuvalt. Põhjus? Droonid. Ukraina droonid läbivad Venemaa pealinna kihilist õhutõrjevõrku ning Venemaa kartis, et need võivad rünnata paraadi ajal. Mai keskpaigas jõudsid droonid Solnitsõnagorski naftalaadimisjaama, põhjustades musta suitsu linna kohale, mille kohta Venemaa president Vladimir Putin oli 4 aastat oma kodanikke veennud, et see on turvaliselt rünnakute eest kaitstud. Moskva rafineerimistehas, üks kõige paremini kaitstud tööstusrajatisi kogu Venemaal, on saanud tabamuse. Moskva lennujaamad on juba mitmendat korda peatanud kõik kommertslennud 100 kilomeetrite raadiuses. Robert Profti, Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem, postitas sel hommikul sotsiaalmeediasse 6 sõna. Moskva ei maga enam kunagi. Las see jõuab kohale. Ukraina, riik, mida Venemaa lootis nädalavahetusega vallutada, ründab nüüd Venemaa pealinna oma äranägemise järgi. Ja ta ei kasuta selleks isegi lääne poolt antud keerukaid raketisüsteeme. Ei, nad teevad seda droonidega, mis maksavad paljudel juhtudel vaid mõni $1000, samal ajal kui need pääsevad mööda õhutõrjesüsteemidest, mis maksavad 10 miljoneid. Vene valitsus on vastuseks paigutanud õhutõrjeraketisüsteemid Pantsir S1 otse Kaitseministeeriumi katusele. Vene sõjalise võimu kese kannab nüüd omaenda õhutõrjesüsteemi nagu kiivrit kõigile nähtavalt, sest neil pole muud valikut. See on pannud mõned spekuleerima, et Venemaa ei võida Ukrainas kunagi. Kuidas siis nii läks? Lihtne vastus on droonid. Ja, me räägime droonidest palju, aga droonid ei ole kogu lugu. Tegelik põhjus, miks Venemaa ei saa Ukrainas võita, ei ole seotud ei NATO, sanktsioonide, lääne relvade ega Ukraina vaprusega, kuigi kõik need asjad on olulised. Tegelik põhjus on palju lihtsam. Venemaa kaotas selle sõja juba planeerimistoas enne, kui ükski sõdur 24. veebruaril 2022 piiri ületas. Venemaa kaotas selle ühe katastroofilise, pöördumatu vea tõttu. Venemaa oli liiga enesekindel ja kui ta lõpuks mõistis, kui halvasti asjad olid läinud, oli võimalus seda parandada juba möödas. Täna räägime täpselt sellest, kuidas see juhtus. Alustame sõjast, mida Venemaa arvas end pidavat, liigume edasi doktriinini, mille ta tõi lahingusse, mida ta tegelikult ei mõistnud ning jälgime tagajärge tahelat kuni nende droonirünnakuteni Moskva kohal, mis tulenesid otse sellest algsest ülbusest. Et mõista, mis valesti läks, pead sa aru saama, mida Venemaa juhtkond tegelikult uskus juhtuvat, kui Venemaa 24. veebruaril 2022 Ukraina piiri ületas. Nad uskusid, et see saab läbi mõne päevaga. See oli kogu kampaania operatiivne alus. Vene logistikaplaneerijad, see on dokumenteeritud, valmistasid varustusahelad ette eeldusel, et Kiiev hõivatakse 10 päevaga. Pane tähele, et see ei tähendanud kogu Ukraina vallutamist. Eeldaiti, et kui Vene väed jõuavad pealinna ja Ukraina valitsus kukub kokku või põgeneb, kaob vastupanu ning ülejäänu oleks sarnane sellele, mis juhtus Krimmis 2014 aastal. Selle tulemusena said tankidel kütus otsa ja sõduritel lõppes toit. Mitte sellepärast, et Vene logistika oleks olnud erakordselt ebapädev, vaid kuna kogu süsteem oli üles ehitatud sprindiks, mitte maratoniks. Mõtle, mida see tegelikult tähendab. Vene sõjavägi planeeris hoolikalt, aga vale sõja jaoks, ning see plaan paljastas kõik. Enesekindluse, põlguse Ukraina vastupanu vastu ja kõige saatuslikumalt otsuse saata väed. See oli piisavalt suur, et tekitada kära, kuid kaugeltki mitte piisavalt suur, et tegelikult võita. Paberil oli Venemaal sissetungi hetkel üks maailma kõige võimsamaid sõjavägesid. 100 000 tegevteenistuses sõdureid, 1000 tanke ja soomukeid, õhu- ja kosmosevägi, millel on rohkem lennukeid kui peaaegu ühelgi teisel riigil maailmas. Hüperhelikiirusega raketid, tuumarelvad, aastaid järjest üks maailmas suurimaid kaitse-eelarveid. Puhtalt numbrite põhjal ei oleks Ukrainal pidanud olema mingit võimalust sellega võistelda. Ja Venemaa ei kasutanud seda. Esialgne sissetungijate arv oli kuskil 150 000 kuni 190 000 sõdurit. See oli märkimisväärne arv, kuid mitte see tohutu, kõikehõlmav laine, mida sa kasutad, kui oled tõsiselt võtnud eesmärgiks vallutada üle 40 miljoni elanikuga riik. Võrdluseks, Ameerika Ühendriikide juhitud koalitsioon saatis umbes 700 000 sõdurit, et vabastada 1991 aastal Kuveit Iraagi käest. Riik, mis on Ukraina suuruse, rahvaarvu ja sõjalise võimekuse kõrval vaid murdosa.
Venemaa planeerijad vaatasid ilmselt neid numbreid, vaatasid Ukrainat ja otsustasid, et saavad hakkama veerandiga sellest, eeldades, et Kiiev langeb enne, kui suudetakse tõsist vastupanu organiseerida. Tagantjärele pole õiglane öelda, et Venemaa oli täiesti arust ära, kui arvas, et suudab sellega hakkama saada. 2014 aastal annekteeris Venemaa Krimmi, mõne päevaga peaaegu ilma igasuguse sõjalise vastupanuta. Ja samal aastal Ida-Donbassis lõid Venemaa toetatud separatistid välja 2 isehakanud vabariiki, kasutades selleks kohalikke käsilasi, varjatud sõjalist toetust ja poliitilist kaost Kiievis. Ükski neist ei nõudnud tohutut jõu kasutamist, vaid ainult seda, et Ukraina oli tabatud ootamatult ja maadles omaenda majandusprobleemidega. Lisaks doktriinilisele läbikukkumisele oli seal ka märkimisväärne luure ebaõnnestumine. Vene sõjaväeluure GRU ja FSB hindasid mõlemad väidetavalt Ukraina vastupanutahte madalaks. Osaliselt oli see lihtsalt sellepärast, et Vene luurevõrgustikud Ukrainas olid optimeeritud poliitiliseks infiltreerimiseks ja majandusliku mõju saavutamiseks, mitte sõjalise moraali ja lahinguvalmiduse täpseks hindamiseks. Osaliselt võis see olla ka analüütikute teadlik moonutus, kes mõistsid, et halva uudise edastamine Putinile oli ametialaselt ohtlik. Mis iganes selle põhjuseks oli, hinnati, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski põgeneb, Ukraina sõjaväeüksused annavad alla ja elanikkond tervitab Venemaad, nagu oleksid nad endiselt Nõukogude riik. Kõik see osutus katastroofiliselt valeks juba esimese 72 tunni jooksul. Ukraina territoriaalkaitseüksused tunglesid värbamiskeskustes. Tsiviilisikud valmistasid Molotovi kokteile. Zelenski keeldus teatavasti evakuatsiooni pakkumisest. Psühholoogiline kokkuvarisemine, mille ümber Venemaa oli kogu oma operatsiooni üles ehitanud, lihtsalt ei juhtunud. Ükski plaan ei ela üle esimest kokkupuudet vaenlasega, eriti kui tegemist on vaenlasega, kes on ühiselt ja trotslikult otsustanud sellele mitte alluda. Kuna plaan A ei viinud kuhugi ja plaan B puudus, oli sõja muutumine kurnamissõjaks praktiliselt ette määratud. Täpset põhjust, miks Vene luure ei suutnud seda olulist infokildu tabada ja võib-olla isegi sõda alustada, seisneb selles, et Ukraina muutus tohutult ning selle eest saab ta tänada ainult Venemaad. Pärast aastat 2014 hakkas Ukraina ideoloogiliselt läänele lähenema, kuid pöördus ka NATO poole, et oma vägesid välja koolitada. See tähendas 8 aastat maailmatasemel väljaõpet, lääne varustuse annetusi ja kogenud veterane Donbassi lahingutest. Tulemuseks oli kampaania, mis põhines fantaasial. Vene väed liikusid samaaegselt mitmes suunas. Põhjast Kiievi poole, kirde suunas Harkivi poole ja lõunas Hersoni poole. See hajutas nende niigi ebapiisavad jõud tohutule rindele, eeldades, et üheski neist suundadest ei kohta nad tõsist vastupanu ning et Ukraina vastupanu variseb kokku kohe, kui pealinn satub ohtu. Kui Ukraina väed peatasid nad täielikult Hostomeli lennuväljal, mis pidi olema õhudessandi kaudu Kiievi hõivamise värav juba sissetungi esimesel päeval, hakkas kogu operatsiooni loogika lagunema. See viis otse kuulsate 64 kilomeetri pikkuste tankikolonnide tekkimiseni, mis jäi nüüd toppama, sest sõja esimene operatsioon läks kohutavalt ja Venemaa ei saanud enam taganeda, kuna nad polnud seda kunagi plaaninudki. 9. aprilliks 2022 vaevu, 5 nädalat pärast seda, mis pidi olema 3–10 päeva pikkune operatsioon, taandus Venemaa kogu Kiievi oblastist. See oli kogu maailmale näidanud, et nende sõjavägi on paberist tiiger, mis on üles ehitatud korruptsioonile, ebapiisavale väljaõppele ja aastakümnete pikkusele institutsionaalsele müüdile omaenda võitmatusest. Aga siin on oluline punkt ja sellest räägidki ülejäänud video. Taandumine Kiievist ei olnud Venemaa liigse enesekindluse probleemi lõpp. See oli lihtsalt selle esimene ja kõige nähtavam tagajärg. Sügavamad tagajärjed andsid end süsteemis alles tunda. Ja selleks peame taas süvenema Venemaa sõjalisse doktriini või täpsemalt sellesse, kuidas nad üldiselt kavatsesid sõdu pidada. Vene sõjaline doktriin on oma tänapäevases vormis otsene järeltulija Nõukogude süvavõitluse teooriale, mis töötati välja 1920. aastate lõpus ja 1930. Põhiidee oli elegantne ja tugines sellele, et selle asemel, et vaenlase rindejoont järjest läbi murda, ründad sa samaaegselt kogu vaenlase sõjalist jõudu. See hõlmas nii eesliini, reservid, logistikat kui ka juhtimiskeskusi, tekitades kõikjal samaaegselt kriise, nii et vaenlane ei suuda kõigile korraga reageerida. Praktikas nõuab see tohutut koordineerimist õhu- ja maavägede, juhtimise ja logistika vahel. Oluline on see, et kõik käsud tulevad ülevalt ja jagatakse käsuliini pidi allapoole ilma muudatusteta. Kuid sellel meetodil on üks katastroofiline nõrkus. See töötab ainult siis, kui sinu juhtimise kontrollsüsteemid toimivad. Kui käsud ei jõua kohale, komanderid ei saa omavahel suhelda või taktikalised üksused kaotavad kontakti oma operatiivstaabiga,
siis kogu sünkroniseeritud masin jääb seisma. Ja siin tuleb mängu üks Ukraina kõige alahinnatumaid eeliseid selles võitluses. Ukraina kuulus Nõukogude Liidu koosseisu kuni 1991 aastani. Selle sõjaväe ohvitserid kasvasid üles Nõukogude doktriini sees ja õppisid Nõukogude sõjaväeakadeemiates. Kui Venemaa alustas oma sissetungi, võitles Ukraina vaenlasega, keda ta tundis väga hästi. Eriti kuna vaenlane mängis sama reeglistiku järgi, mida ta ise kasutas vaid 8 aastat varem. Ja Ukraina kohanes täielikult. Alates 2014 aastast ja kiirendatult alates 2016 aastast NATO otsese juhendamise all koolitas Ukraina oma ohvitserkonda teadlikult ümber Nõukogude stiilis juhtimisstruktuuridelt NATO missiooni juhtimise filosoofiale. Vanas Nõukogude mudelis, mida Venemaa siiani kasutab, liikusid käsud jäigalt ülevalt alla ja alluvad komandörid pidid neid käske täitma minimaalsete kõrvalekalletega. See süsteem on loodud ülevalt juhitavaks. Ukraina mõrdis selle mudeli teadlikult. Ukraina koolitas oma kompanii ja pataljoni komandööre tegema iseseisvaid otsuseid vastase kavatsuste ja hetkel kõige soodsama positsiooni põhjal, ootamata luba ülevalt. See keskendus üksustele, mis suudavad tegutseda isoleeritult, just seetõttu, et suurema vastase vastu võideldes oleksid nad selleks sunnitud. See oli ülimalt oluline 2 põhjusel. Esiteks muutis see Ukraina väed palju vastupidavamaks. Vene elektroonilise sõjapidamise ja signaalluure operatsioonide tingimustes. Venemaa segamissuutlikkus oli loodud sihtima Nõukogude stiilis sõjaväe tsentraliseeritud sidearhitektuuri, kus oli üks brigaadivõrk, mõned võtmesõlmed ja etteaimatavad raadiosagedused. Hajutatud jõu vastu, mis suhtleb lühikestel distantsidel paljude väikeste sõlmede kaudu, muutusid need vahendid palju vähem tõhusaks. Heaks näiteks on see, kuidas Ukraina väikeste üksuste komandörid korraldasid varitsusi tankitõrjerelvadega ja kasutasid ebaregulaarseid taktikaid, mis üllatasid pidevalt Vene vägesid, kes ootasid struktureeritud ja etteaimatavat vastast. Teiseks, ja mis veelgi otsesemalt puudutab sõja esimesi kuid, mõistsid Ukraina komandörid igal tasandil täpselt, kuidas Vene üksus surve all käitub, sest nad olid saanud väljaõppe samas süsteemis ja teadsid täpselt, kus on survepunktid. Ja kõige nähtavam survepunkt oli Vene enda käsuahel. Nagu mainitud, koondab Vene sõjaline doktriin kogu võimu tippu ja eeldab, et vanemohvitserid juhivad taktikalisi olukordi isiklikult. See tähendab ka seda, et nad liiguvad ettepoole, et operatsioone otse juhendada. Ukraina märkas seda mustrit ja sihtis süstemaatiliselt Vene juhtimissõidukeid, sidevahendeid ning komandöre endid. Kõrgete Vene ohvitseride hukkumismäär sõja esimestel kuudel oli ajaloolises võrdluses jahmatav. Venemaa kaotas konflikti esimestel nädalatel Ukraina suurtükitule ja täppislöökide tõttu 5 kindralit. See näitas, kui habras see süsteem tegelikult oli, kui oli vaja kõrgeid ohvitsere rindele lähedale ja vastane suutis seda ära kasutada. Vene sõjaline doktriin toetub väga suurel määral õhuväele, mis on veel üks oluline murdepunkt, mis viis sõja selliseks, nagu see praegu on. Esiteks eeldavad Vene maavägede lahingumehhanismid praktiliselt õhu ülekaalu. Kogu ühendrelvade süvalahinguteooria eeldab, et Vene lennuvägi saab vabalt tegutseda maavägede toetuseks. See hõlmab vastase kaitse allasurumist, logistika ründamist ja isegi otsest õhutoetust edasitungivatele jalaväelastele ja soomustele. Seetõttu ei ole Vene maaväeüksused loodud võitlema ilma selle õhukatteta. Nende taktikad, formatsioonid ja lahingutempo, mida nad suudavad hoida, eeldavad kõik, et õhuruum kuulub neile ja keegi toetab neid. Aga Ukraina kohal ei kuulunud õhuruum Venemaale mitte ühelgi selle sõjapäeval. Ka selle saab otseselt viia tagasi Venemaa algse liigse enesekindluse juurde. Õhu ülekaalu saavutamiseks tuleb esmalt maha suruda vaenlase õhutõrje. Seega tulistas Venemaa sõja esimese 3 nädala jooksul Ukraina sihtmärkide pihta üle 1100 raketti, tabades või püüdes tabada umbes 75% Ukraina õhutõrjesüsteemidest. Kuid Ukraina oli enne sissetungi algust oma mobiilsed õhutõrjeraketisüsteemid laiali paigutanud, päästes enamik neist esmastest rünnakutest. Sellest hetkest alates tegutsesid Vene õhu- ja kosmosejõud ehk VKS olukorras, milleks nad polnud valmistunud. Õhutõrjevõrgu vastu, mida neil ei õnnestunud hävitada ning täppisrelvade varud hakkasid juba kiiresti otsa saama. 2022 aasta aprilli alguseks, vaevalt 6 nädalat pärast sõja algust, oli VKS sisuliselt lõpetanud katsetamast Ukraina õhuruumi püsivalt tungida. See taandus, et sooritada Vene territooriumilt kaugrünnakuid, jäädes Ukraina õhutõrje ulatusest välja. Kuid ilma algselt kavandatud ulatusliku õhulahitoetuseta pidid Vene soomus- ja jalaväeüksused sageli edasi liikuma piiratud õhukattega.
Ja ilma tõhusa Ukraina varustusteede õhulise tõkestamiseta jätkus läänerelvade voog rindele. Ilma Ukraina suurtükiväe täieliku mahasurumiseta jätkasid need suurtükisüsteemid tegutsemist ja põhjustasid suuri kaotusi. Iga Venemaa maapealne pealetung alates 2022 aasta aprillist on olnud mõjutatud sellest, et neil pole õnnestunud saavutada sellist õhuülekaalu, mida enamik kaasaegseid armeesid peab hädavajalikuks. Selle asemel, et tunnistada oma doktriini läbikukkumist ja kohaneda uue reaalsusega, jõudsid Vene sõjateoreetikud enamasti järeldusele, et nende kontseptsioonid olid kogu aeg õiged ning läbikukkumised tulenesid kehvast teostusest ja ootamatust lääne toetusest Ukrainale, mitte nende doktriini põhimõttelistest puudustest. Nii et Venemaa oli nii enesekindel, et süsteem ei suutnud oma läbikukkumist tunnistada, korrates kuude kaupa sama juttu, samal ajal kui nendest sõdurid surid. Ja kui need esimesed kuud mööda said ning Kiievi piiramine sai sõjaajaloo osaks, hakkas Venemaa ise langema. Selleks ajaks hakkasid enamik analüütikuid mõistma, et sellest tuleb pikk sõda. Aga pikk sõda tähendas, et Venemaa pidi mobiliseerima oma tegeliku sõjalise jõu, seda tüüpi jõu, mida ta veebruaris polnud kasutusele võtnud, sest ta ei arvanud, et tal seda vaja läheb. Kõige tähtsam on see, et Venemaal oleks vaja rohkem kaasaegset varustust ja juurdepääsu tehnoloogiale, kuid selleks ajaks oli võimalus seda hankida juba suletud. Vaid mõni tund pärast sissetungi algust kehtestasid Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, Ühendkuningriik ja 10 liitlasriigid kaasaegse ajaloo kõige ulatuslikuma majandussanktsioonide paketi. Järgnevate nädalate ja kuude jooksul suunati need sanktsioonid sihilikult ja täpselt nende tehnoloogiliste sisendite vastu, millest Venemaa sõjatööstus sõltub. Need võtsid Venemaalt võimaluse ligi pääseda mikroelektroonikale, pooljuhtidele, kaasaegsetele tööpinkidele ja täppistootmisseadmetele. See tähendas, et Venemaa ei saanud ehitada uusi juhtimiskiipe, sidevahendeid ega isegi kaasaegseid droonide juhtimissüsteeme. Põhjus, miks sanktsioonid olid eriti laastavad, oli see, et Venemaa on suur silmakirjatseja. Venemaa sõjatööstuslik baas oli aastakümneid sõltunud lääne ja läänega seotud tehnoloogia tarneahelatest. Selle kaasaegsed raketid kasutavad lääne mikroelektroonikat. Nende tankide tootmisprotsessis kasutatakse läänes valmistatud tööpinke. Nende elektroonilise sõjapidamise süsteemid vajasid täiustatud kiibistikku, mida Venemaa enda pooljuhttööstus ei suutnud kodumaal toota. Selle kõik tõi välja Royal United Services Institute, mis dokumenteeris seda sõltuvust ja viitas sellele, et kõik, mida Venemaa sõjaväe jaoks vajas, tuli lääne tarneahelast. Muidugi ei ole sanktsioonidel kunagi koheseid tagajärgi. Venemaal olid ühed suurimad nõukogude ajastu varud ja suur osa sellest varustusest pandi lihtsalt riiulile, mitte ei lammutatud. Nii et Venemaa võis selle varustuse sõtta tagasi tuua, kuid Venemaa ei suutnud neid varusid asendada kaasaegsete vastetega. Järgnenud paanika näitab selgelt, kui rängalt Venemaa oli valesti arvestanud. Venemaa pöördus kiiresti Iraani poole, et saada Shahedi ründedroone. Need on rändamismoonad, mida Teheran oli aastaid arendanud ja millesse Venemaa, olles oma võimetes üleliia enesekindel, polnud enne seda kunagi tõsiselt investeerinud. Seejärel pöördus Venemaa suurtükimürskude saamiseks Põhja-Korea poole, importides väidetavalt miljoneid mürske, mis on võrreldavad tema enda kodumaise toodanguga. Kui see ebaõnnestus, tuli käiku võtta laovarud. Nii toodi välja T-62 tankid, mis olid ehitatud 1960 ja 1970 aastatel. Pärast seda ilmusid teated T-55 ja isegi T-34 tankidest, varustusest, mida tegelikult kasutati teises maailmasõjas. Viimased katsed olid naeruväärsed ning lääne meediakanalid ja meie enda videod näitasid selgelt, kui mõttetu on tuua teise maailmasõja tank tänapäevasele lahinguväljale. Aga need olid siiski arvud ning need suutsid anda Venemaale veidi rohkem aega oma sõjapingutuste jätkamiseks. Kuid see tähendas sõdimist oluliselt madalamal tehnoloogilisel tasemel. Ja kriitiline punkt siin on ajastus. Kui Venemaa oleks sõtta astunud kogu oma sõjalise jõuga juba esimesest päevast alates, oleksid sanktsioonid ikkagi tulnud, kuid need oleksid tabanud Venemaad, mis oleks juba saavutanud oma põhieesmärgid ja hõivanud soovitud territooriumi. Sanktsioonid oleksid rakendatud Venemaale, mis oleks parajasti võitu kindlustamas, mitte sellele, mis üritab ellu jääda sõjas, mille algust ta oli läbi kukkunud. Selleks hetkeks oleks Venemaal olnud võimalik sanktsioonid ümber pöörata, omades uut ressursside rikast territooriumi ja Hiinat, kes oleks alati valmis neid ressursse ostma. Kuid valides enesekindluse ülekaaluka jõu asemel, tagas Venemaa, et sanktsioonid jõudsid kätte ajal, mil ta alles sõdis ja enne, kui ta oli saavutanud midagi, mis oleks andnud talle mõjuvõimu nende tühistamiseks läbi läbirääkimiste. Kui kogu see taust on paigas, saame nüüd vaadata droonisõda. Pea meeles, et see ei ole eraldiseisev nähtus sellest, mida me seni näinud oleme.
Isegi siin on Venemaa enesekindlus vaieldamatult otsustavaks teguriks selles, kuidas Ukraina on suutnud end nii kaua kaitsta. Siin saame sõja jagada 3 erinevaks rindeks. Lähivõitlus rindejoonel, keskne löögikampaania Ukraina okupeeritud piirkondade ja naaberriigi Venemaa oblasti ümbruses ning süvakampaania, mis sihib Venemaa territooriumi ennast. Ja Ukraina võidab kõigis 3. Rindejoonel on numbrid halastamatud. 2026 aasta keskpaigaks moodustasid väikesed FPV droonid, mis kannavad lõhkepeaga laenguid ja mille tootmine maksab sageli vaid mõnisada $, umbes 80% kõigist lahinguvälja ohvritest. Mõlemad pooled kasutavad neid, kuid Ukraina on otsustavalt ette rebinud. Venemaa tegi 2025 aastal mõningaid edusamme taktikaliste droonide lõhe vähendamisel, mis oli osaliselt põhjuseks nende lahinguvälja edusammudele sel aastal. Aga see edasiminek on peatunud ja sellel on lihtne põhjus. Venemaa ei suuda värvata inimesi, keda on vaja droonivägede tõhusaks juhtimiseks. Venemaa mehitamata süsteemide väed seadsid endale ambitsioonikad eesmärgid tehnoloogiateadlike noorte lõpetajate värbamiseks. Just sellised inimesed ongi need, kellel on refleksid ja ruumitaju, et juhtida FPV droone tõhusalt kiire tempoga ja suure pingega lahingukeskkonnas. 4 kuu aktiivse värbamise jooksul saavutasid nad vaid 16% oma seatud eesmärgist. Põhjus pole keeruline. Venemaa sõjaväega liitumine ei ole haritud noorte venelaste jaoks lihtsalt atraktiivne. Nad teavad väga hästi, mis rindel toimub ja neil pole isegi mingit jõustatavat garantiid, et neid ei saadeta droonide juhtimiskeskusest rünnakujõudude jalaväeüksusesse kohe, kui komandör vajab rünnakuks inimesi. Siis oli Venemaa katsel laiendada oma esmaklassilist Rubiconi drooniüksust. See oli kunagi kõige võimekam üksus Vene poolel ja vastutas selle eest, et Ukraina kaotas järk-järgult juurdepääsu drooni infrastruktuurile. Kuid kui sissesaamise nõuded langesid ja Venemaa püüdis seda laiendada kogu rindejoone ulatuses, oli saadud jõud küll palju suurem, kuid märgatavalt vähem võimekas. Lõpuks langes Venemaa taas omaenda sõjalise doktriini needuse ohvriks. Selle asemel, et lasta mehitamata jõududel olla suhteliselt iseseisvad ülejäänud rindejoone tegevustest, püüdis Venemaa nende operatsioone tsentraliseerida, et need oleksid kooskõlas suuremate rünnakutega. See tähendas lõpuks, et Venemaa saatis droone Ukraina pihta just sinna, kus neid tegelikult oodati, ning Ukraina sai nende vastu kasutada oma kõige arenenumaid kaitsevahendeid. Tulemuseks oli see, et mõnel Venemaa kõige võimekamal droonide opereerimise üksusel oli vähem droone ja vähem operaatoreid. Üks suur põhjus, miks Ukrainal on see õnnestunud, on just see, et neil puudub jäik käsuliin ning ka nende innovatsioonimehhanism järgib seda põhimõtet. Vene poolel võidakse droone kiiresti täiustada, kuid need alluvad siiski Venemaa iseseisvuse puudumisele. Kui asi puudutab nende testimist ja kasutamist. Kuid kui Ukraina droonioperaatorid tuvastavad Vene vastumeetme, hakkavad nad kohe välja töötama vastust, mida saab juba mõne päeva pärast välitingimustes katsetada. Drooni uus variant võib jõuda eesliini üksusteni mõne nädala jooksul. See tagasiside eesliinilt tehasesse on lühike, kiire ja Ukraina poolt toetatud, võimaldades kõigil tootjatel lõputult testida ja töötada ühiste ressurssidega, peamiselt Brave One klastri kaudu. Venemaa vastavahel peab läbima käsu andmise heakskiidu, hangete bürokraatia ja sõjalise kultuurikihid, mis ajalooliselt karistab pigem taktikalist initsiatiivi, kui premeerib seda. Tulemuseks on tehnoloogiline lõhe, mis laieneb mitte sellepärast, et Ukrainal oleks rohkem ressursse, vaid sellepärast, et nad arenevad kiiremini. Ja arvestades, et droonid on muutunud praktiliselt üldlevinuks, on just see arengukiirus kõige olulisem. Ja kui Venemaa üritas uuendusi teha, tabasid neid taas sanktsioonid. Venemaa investeeris palju fiiberoptilise juhtimisega FPV droonidesse. See on tõeliselt uudne taktikaline võimalus, sest fiiberoptiline juhtimine on elektroonilise segamise suhtes immuunne. Tegelikult kardeti varasemates raportites Ukrainas lühimaa rindel rohkem just fiiberoptilisi droone kui midagi muud. Venemaa oli esimene riik, kes kasutas droone sel viisil ja võib öelda, et just see oli põhjus, miks Ukraina hakkas sama tegema. Need droonid olid lihtsalt nii tehusad, kuna neid oli peaaegu võimatu rivist välja lüüa. Aga 50-kilomeetrine fiiberoptilise kaabli rull, mis maksis 2022 aastal umbes $300, maksab 2026 aastal umbes $2500. Kõik see on tingitud sellest, et selle materjali ülemaailmne tarneahel on oluliselt pingestunud, kuna nõudlus mõlemalt sõjapoolelt on hüppeliselt kasvanud. Üllataval kombel impordivad nii Ukraina kui ka Venemaa suurema osa oma kaablist samadelt Hiina tarnijatelt, mis näitab, kuidas Hiina mängib tegelikult mõlemal poolel konfliktis majandusliku kasu nimel. Ukraina sõltub kaabliga juhitavatest droonidest palju vähem, olles juba panustanud raadioside teel juhitavatele süsteemidele, mida saab palju odavamalt mass toota.
Venemaa tegi märkimisväärse tehnoloogilise panuse ja maksab selle eest nüüd kõrget hinda, mis iga mööduva kuuga aina suureneb. Ukrainal on ka eelis, kuna neil on motivatsioon ja innovatsioonikultuur, mis tugevdavad kurnamissõjas kaitsjate jõude. Ukraina droonioperaatorid võitlevad oma kodude eest ja neil on Starlink. Venemaa ligipääsu peaaegu täielik eemaldamine Elon Muski satelliitsidevõrgule oli tõeliselt mängu muutev. Venemaal ei ole Starlinkile vastet, ei ole odavat, peaaegu häirimatut, kiiret satelliitsidesüsteemi, mis oleks eesliini üksustele kättesaadav. See asümmeetria avaldub igas taktikalises droonilahingus. Liikudes edasi keskmaalöögitsooni 21–210 kilomeetri vahemikku eesliini ja Venemaa tagalate vahel. Siin on Ukraina muutnud selle ala süstemaatiliseks kurnamiskampaaniaks. President Zelenskij teatas 2026 aasta mai alguses, et raketilöökide arv on alates märtsist kahekordistunud ja alates veebruarist neljakordistunud. Nii liikus Ukraina enesekaitselt aktiivsele tegevusele, mille eesmärk oli droonisõja abil katkestada Venemaa ligipääs rindele. Center for Information Resilience jälgis 2026 aasta märtsis ja aprillis Ukraina rünnakute arvu 300% kasvu Venemaa õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise vahendite vastu. See tähendas, et 8 nädala jooksul sihiti ligi 80 süsteemi. Õhutõrjesüsteemid on kallid, neid on aeglane toota ning nende kumulatiivne kaotus tekitab tagasisideahela. Iga hävitatud süsteem muudab järgmise droonirünnaku tõhusamaks, mis omakorda muudab lihtsamaks veelgi rohkemate süsteemide hävitamise, võimaldades sügavamaid ja võimsamaid lööke ning nii edasi. Keskmise tegevusulatuse puhul on Ukraina üha enam tuginenud kodumaisele tootmisele, mille tipuks on FP2 droon. See kannab 100 kilost laengut, mis suudab hävitada või vähemalt rivist välja lüüa iga Vene soomuki ning seda on eriti tõhusalt kasutatud Vene õhutõrjesüsteemide vastu. Kui Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius külastas 2026 aasta mais Ukraina rindejuhtimiskeskusi, näitasid Ukraina komanderid talle kaadreid, kus FP2 droonid hävitavad Vene õhutõrjesüsteeme ükshaaval. Sümboolika seisnes selles, et Ukrainal olid juba droonid, mis olid võrdväärsed lääne parimate lahendustega ning need droonid leidsid nüüd sihtmärke. Venemaa jaoks tähendas see, et nad pidid kampaania taas ümber korraldama. Varem võisid Vene laskemoonalaod ja juhtimispunktid asuda 40–50 miili kaugusel rindeliinist. See oli piisavalt lähedal, et varustada üksusi kiiresti ja võimaldas komandöridel säilitada tõhusa kontrolli, kuid jäi Ukraina suurtükitule ja lühimaa droonide ulatusest välja. 2026 aasta keskpaigaks tuli laskemoonalaod viia veelgi kaugemale ja Venemaa territooriumile ja sellestki ei piisanud tegelikult. Tänu kaugmaa droonisõjale, millest räägime veidi hiljem. Aga kui logistikaahel peab töötama 2 korda pikema vahemaa ulatuses pideva droonirünnaku ohus, hakkab kogu ülejäänud struktuur lagunema. Mõned Vene üksused on väidetavalt vähendanud diislikütuse tarbimist 20% võrra, lihtsalt seetõttu, et nad ei suuda enam kütust usaldusväärselt ettepoole toimetada. Juhtimine ja kontroll on muutunud killustatuks. Vene komandöörid, kes peaksid juhtima aktiivset lahinguvälja, koordineerivad selle asemel varustusteid üha kaugematest positsioonidest. Seda näitas Azovi korpuse videomaterjal, mis avaldati 8. mail 2026. See kirjeldas Hornet droone, mille hind on umbes $5000 tükk, võrreldes umbes $68,000 maksva Vene Lancet X51-ga, millel on sarnane profiil. Hornetsid lendasid vaenlase takistusteta madalal kõrgusel üle Vene poolt okupeeritud Donetski ja Mariupoli linnade, jahtides logistikasõidukeid peamistel maanteedel, mis asuvad 100 miili rindejoone taga. Droonide kohalolek territooriumil, mille nimel Venemaa oli 4 aastat võidelnud, on hea näitaja sellest, et ta ei ole enam keskmaa lahinguväljal domineeriv jõud. Lõpuks on sõjas ka süvalöögi osa, kus Ukraina on teinud edusamme kampaaniate loomisel, et sihtida Venemaa kõige olulisemat taristut. Ja see on võib-olla suurim põhjus, miks Venemaa on 2026 aasta võiduparaadil nii mures olnud. Kui sõda algas, ei olnud Ukrainal sisuliselt mingit kodumaist kaugmaa löögivõimekust. 4 aastat hiljem viib ta läbi üle 100 000 droonilennu kuus. Löögikampaania on sihikule võtnud Venemaa naftataristu süstemaatilise ja kumulatiivse kavatsusega. Krasnodari, Krai, Rajazani, Permi, Stavropoli rafineerimistehased ning Balti sadamate lähedal Primorskis ja Utslogas on kõik pihta saanud. Permi rünnak 2026 aasta aprilli lõpus on märkimisväärne, sest see rajatis asub enam kui 1000 miili kaugusel Ukraina piirist, sügaval Uurali mäestikuvööndis, kus Venemaa planeerijad olid seda tõenäoliselt pidanud praktiliselt kättesaamatuks.
Nafta taristu vastu suunatud rünnakute tempo sundis Venemaad ainuüksi 2026 aasta aprillis toornafta tootmist vähendama hinnanguliselt 300 000–400 000 barreli võrra päevas. See oli järsimkuine langus alates COVID-pandeemiast. Jah, see moodustab kogu tootmisahelast vaid 1% osa, kuid see näitab, et Ukrainal on süsteemid, mis võivad tõsiselt ohustada Venemaa majanduslikku alust, kuna nafta ja gaas moodustasid ajalooliselt peaaegu 40% valitsuse tuludest. Kuid tööstus ja sõjalised sihtmärgid on samuti olnud selle kampaania oluline osa. Ukraina droonid ründasid radari teadus- ja tehnikakeskust Rostovis ning suurt väetisetehast Stavropolis. Kreis, kus toodetakse lõhkeainete valmistamiseks kasutatavat kemikaali ning Shahidi ja Iskanderi komponentide tehast Cheboksaris. Kasutades Flamingo tiibrakette 2026 aasta mais. Viimane punkt on kriitilise tähtsusega, sest see tähendab, et Ukraina kasutab droonisõda selleks, et halvata Venemaa enda droonisõja võimekust. Selle taga peitub üks suurimaid sõjatööstuse ümberkorraldusi ajaloos – Firepoint. Selle idufirma asutasid insenerid, arhitektid ja mängudisainerid ajutistes töökodades 2022 aastal. 4 aastat hiljem toodab see ettevõte iga päev 100 FP1 drooni, mille ühikuhind on umbes $55,000. FP1 droonilennu ulatus on 1000 miili ning seda kasutatakse peamiselt luureks ja üksikute sihtmärkide täppislöökideks. Teiseks tunnuseks on FP5 Flamingo tiibrakett, mille deklareeritud lennuulatus on 1800 miili ja lahingupea kaal 2200 naela. President Zelenski kirjeldas seda kui Ukraina kõige edukamat raketti. Kuid Firepoint ei ole Flamingoga piirdunud. 2026 aasta veebruaris viis ettevõte läbi esimese FP7 keskmaa ballistilise raketi katsetuse, mille oletatav laskekaugus on umbes 130 miili. Just piisav, et tabada eelmainitud keskmaa sihtmärke. Ja märtsis teatas Firepointi peadisainer Dennis Stilleman FP9-st pikema lennukauguse ja raskema ballistilise raketi kohta, mille kohta ettevõte väidab, et see jõuab Moskvani 2026 aasta suveks. FP9 peamine omadus on kiirus. Kui Venemaa Iskanderi ballistiline rakett tabab umbes 800 meetri sekundis, siis Stillemani sõnul tabab FP9 kiirusega üle 1200 meetri sekundis, mis on piisavalt kiire, et ületada Venemaa kõige olulisemaid sihtmärke ümbritsevad tõrjeraketid. Hinnanguliselt võiks 1/4 FP9-st jõuda reaalselt oma sihtmärgini. Riigi jaoks, kes ei suutnud 4 aastat tagasi isegi drooni ehitada, on see midagi, mille üle Venemaa peab tõsiselt järele mõtlema. See on Venemaa jaoks süvenev probleem kaugmaa rünnakute osas. Iga uus droon, mille Ukraina arendab ja Vene vägede pihta saadab, sunnib Venemaad investeerima rohkem õhutõrjesse ja viima strateegilised varad rindest kaugemale. Veelgi olulisem on see, et Kreml peab seejärel looma rohkem propagandat, et selgitada oma kodanikele, miks sõda, mida neile väideti olevat kontrolli all, jõuab ikka ja jälle nende rafineerimistehastesse, lennujaamadesse ja võib-olla isegi pealinna. Kõiki 3 droonisõja rinnet kokkuvõttes moodustub üks selge ja loogiline pilt. Riik, kes alustas seda konflikti kõigi tavapäraste eelistega, lammutatakse nüüd süstemaatiliselt väiksema vastase poolt, kellel polnud muud valikut kui uuendusi teha ja kes on seda teinud juba 4 aastat järjest reaalsetes lahingutingimustes. Kui soovid rohkem teada saada mõne konkreetse Ukraina poolt kasutatava droonitüübi kohta, siis kindlasti telli sõjasaade The Military Show. Me postitame iga päev videoid, mis täpselt selgitavad, kuidas droone kasutatakse, kus neid kasutatakse ja kui tõhusad need parasjagu on. Üks Ukraina tehnoloogilise arengu kõige elegantsemaid külgi on see, kuidas nad on pööranud pea peale selle, mida kaitseanalüütikud nimetavad kulude vahetuse probleemiks. Tavapärases sõjapidamises on see probleem iga ründaja arvestustes keskne. Relva allatulistamine maksab palju rohkem kui selle väljatulistamine, mis tähendab, et ründaja võib lõpuks kaitse raketitõrjevarud ammendada, ujutades ala üle odavate laskemoonadega. Venemaa on seda strateegiat proovinud kasutada oma Shahed-tüüpi ründedroonidega, tootes neid massiliselt Tatarstani Alabuga erimajandustsoonis ja lastes neid korraga sadade kaupa lainetena välja. Ukraina on selle võrrandi ümber pööranud ja teinud seda viisil, mis töötab nende kasuks. Ukraina Sting FPV tõrjedroon maksab umbes $2100. Kõige odavam Vene Shahed-tüüpi droon maksab minimaalselt $35,000 tüki kohta, mis on peaaegu 15 korda rohkem. Venemaa massiivse droonirünnaku ajal 2026 aasta mai keskpaivas kasutati ühes koordineeritud löögis kokku 1567 ründedrooni. Ukraina tõrjus neist alla 1473, mis tähendab, et vinnestus saavutada 94% tõrjeedukus. Ainuüksi Sting arvele jäi üle 100 allatulistamise.
Tõrjedroonid moodustasid kokku umbes 30% kõigist alla toodud droonidest. See on kulude vahetus, mis igas lahingus annab Ukrainale mitmekordse eelise. Veelgi olulisem on see, et Sting on valmistatud kaubanduslikult kättesaadavatest komponentidest, kasutades 3D printimist. See ei vaja spetsiaalset tootmistaristut. See ei sõltu isegi kõrgtehnoloogilisest mikroelektroonikast, mida võiksid piirata sanktsioonid või katkestada tarneahela šokid. Ukraina saab neid kiiresti ja odavalt juurde toota hajutatud tootmisüksustes, mida on endalgi raske sihtmärgiks võtta. Venemaa Shahidi programm on seevastu jätkuv tootmisprojekt, mida viiakse läbi tsentraliseeritud tootmisüksustes. See sõltub samuti tugevalt koostööst Iraani tarnijatega ning Iraanil endalgi ei lähe eriti hästi, arvestades, et tal on Lähis-Idas omaenda konflikt, mida vahendada. Ukraina edu droonisõjas pole jäänud ülejäänud maailmale märkamatuks. 2026 aasta märtsiks oli üle 200 Ukraina droonipiloodi saadetud Pärsia lahe piirkonda, et aidata USA ja laheäärsete riikide vägesid Iraani droonirünnakute tõrjumisel. Ukraina SkyMapi droonitõrje juhtimise kontrollplatvorm töötas Saudi Araabias asuvas Prince Sultani õhuväebaasis pärast seda, kui Iraani Shahedi droonid põhjustasid USA rajatistes piirkonnas üle $1 miljardi kahju. Kaitselepingud sõlmiti Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide ja Katariga. Drooni koostöölepingut Ameerika Ühendriikidega kirjeldati kui praegu erinevatel institutsionaalsetel tasanditel läbivaatamisel olevat. Riigist, mida Venemaa ründas, lootes selle nädalavahetusega geopoliitilise üksusena likvideerida, on saanud tunnustatud ülemaailmne liider mehitamata sõjapidamises, kellel on maksvaid kliente. Venemaa liigub samal ajal igas mõttes vastupidises suunas. Venemaa elektroonilise sõjapidamise võimekus halveneb, sest vajalikke mikroelektroonika seadmeid on üha raskem hankida. Venemaa droonioperaatorite värbamine jääb märkimisväärselt alla nende endi seatud eesmärkidele. Venemaa fiiberoptilise FPV programmi pärsib nende endi põhjustatud tarneahela kulude hüppeline kasv. Iga suund, kuhu Venemaa pöördub oma tehnoloogiliste probleemide lahendamiseks, viib tagasi sanktsioonideni, mille ta ise esile kutsus, tehes 2022 aasta veebruaris strateegilise valiku ülemäärase enesekindluse kasuks. Sellel konfliktis on 4. mõõde, mis saab vähem tähelepanu kui taktikaline külg, kuid võib lõpuks olla sama oluline. Psühholoogiline ja informatsiooniline sõda, mida peetakse Vene ühiskonna enda vastu. Vladimir Putini algne kokkulepe Vene kodanikega oli, et sõda Ukrainas on eriline sõjaline operatsioon, mille pärast nemad ei pea millegi pärast muretsema. Tegelikult ei pidanud moskvalased sõda isegi toetama, sest enamik ajateenijaid ei olnud sealt pärit. Ning mõte oli selles, et võitlus saab ammu läbi, enne kui tagajärjed suurtesse linnadesse jõuavad. Aga 4 aastat hiljem elab üha rohkem Vene kodanikke Ukraina piirist kuni Moskva jaladel, mis jäävad droonide ulatusse. Need inimesed on 4 aastat vaadanud, kuidas Ukraina droonid lendavad üle nende linnade, ründavad Venemaa naftataristut, süütavad rafineerimistehaseid ja panevad nende lennujaamad seisma. Venemaa kehtestas isegi mobiilse interneti piirangud mitmes linnas, püüdes takistada droonidel võrgusignaale navigeerimiseks kasutada, mis näitab, kui madalale ollakse valmis laskuma oma tegevuse kaitsmiseks. Sellel hetkel võite küsida, kas Venemaa ei saa siis lihtsalt kohaneda? Kas ta ei võiks tunnistada läbikukkumist, pühendada ressursid, mida oleks pidanud algusest peale kasutama ja jõuda mingisuguse võiduni lihtsalt massi ja visaduse abil? Vastus on ei. Ja selle mõistmiseks tuleb kõiki 4 selle analüüsi teemat korraga koos hoida. Esimene põhjus on sanktsioonide lõks, mis aja jooksul süveneb. Iga mööduva kuuga jääb Venemaa sõjatööstuslik baas üha kaugemale sellest tehnoloogilisest tasemest, mida tal on vaja, et konkureerida. Kaasaegse lahinguväile kõige olulisemad relvasüsteemid, nagu droonid, tehisintellekt, juhtimissüsteemid ja elektroonilise segamise süsteemid. Kõik vajavad sellist arenenud pooljuhi tehnoloogiat ja mikroelektroonikat, mida Venemaa ei suuda kodumaal lihtsalt toota ega isegi usaldusväärselt importida. Jah, tal on palju sanktsioonidest kõrvalehoidmise skeeme, peamiselt Kesk-Aasiast ja Hiina ümbrusest. Aga need ainult suurendavad kulusid, sest Venemaal on läbirääkimistel otsustav ebasoodne positsioon ja neid skeeme saab isegi häirida, kui lääne valitsused täiustavad oma jõustamismehhanisme. Teine põhjus on elavjõu aritmeetika, mis liigub nüüd Ukraina kasuks. Venemaa võiduteooria on alati sõltunud tööjõu eelisest. Saadad rohkem inimesi, aktsepteerid suuremaid kaotusi ja kurnad kaitset lihtsalt arvulise ülekaaluga. 3 aastat see mudel toimis. Venemaa kaotuste määr oli jõhker, kuid värbamise tempo püsis samal tasemel. Siis, 2026 aasta jaanuaris, see muutus.
Sõjauurimise instituudi andmetel ületas Venemaa kaotuste määr esimest korda täiemahulise sissetungi algusest alates värbamise määra. 2026 aasta märtsis hindas Zelenski, et Venemaa kaotas umbes 89 000 sõdurit, samal ajal kui viimase 3 kuu jooksul värvati vaid 80 000 uut sõdurit. Kulu ruutkilomeetri kohta on samuti muutunud katastroofiliseks. Ukraina hinnangute kohaselt kaotasid Vene väed 2025 aastal umbes 120 inimest iga vallutatud ruutkilomeetri kohta. 2026 aastaks, kui droonid hakkasid lahinguväljal domineerima, oli see arv tõusnud umbes 313 000 hukkununi ja haavatuni ruutkilomeetri kohta, mis on rohkem kui 2-kordne tõus 1 aastaga. Venemaa maksab rohkem ja saab vähem. Värbamine kukub samal ajal kokku. 2026 aasta esimese kvartali igapäevased värbamisnumbrid jäid 800 ja 1000 inimese vahele. See on 20% langus võrreldes 2025 aastal nähtud 1000-1200 inimesega päevas. Selgub Venemaa rahandusministeeriumi andmete analüüsist. Liitumisboonused jõudsid uue kõigi aegade rekordini 1,47 miljonit rubla, samal ajal kui keskmine aastavalk on 1,29 miljonit rubla. Ometi langesid numbrid jätkuvalt. Kui pead hinda pidevalt tõstma, kuid ikka tuleb vähem inimesi kohale, siis turg annab sulle mingit märku. Siis on tööjõunumbrite taga veel üks demograafiline lõks. Vene jaoks kõige vajalikum elanikkond, haritud, tehniliselt võimekad noored, on just see elanikkond, kes on kõige otsustavamalt vastu teenistusele. Selle asemel värvatakse nüüd umbes 40% uutest sõduritest, haavatavatest elanikkonnarühmadest, vangidest, võlgnikest ja nendest, kellel on vähe muid võimalusi. Sõdurid, keda Venemaa saadab 21. sajandi droonisõja rindele, pärinevad üha enam ühiskonna äärealadelt. Samal ajal kui inimesed, kes tegelikult suudaksid neid süsteeme kasutada, lahkuvad riigist, väldivad ajateenistust või peidavad end värbamiskomisjoni eest, kes ilmub nende töökohtadesse. Kolmandaks on meil tehnoloogiline ja innovatsiooni aspekt, mida me käsitlesime. Ukrainal on olnud 4 aastat reaalset lahingukogemust, mille jooksul on arendatud, täiustatud ja lihvitud iga mehitamata sõjapidamise aspekti. Selle insenerid on katsetanud disaine tegelikes lahingutingimustes, kus tagasiside-tsüklid mõõdetakse päevades. Selle operaatorid on välja töötanud taktikaid, mis arenevad iganädalaselt vastusena Vene vastumeetmetele. Selle komandöörid on integreerinud drooniluure otsuste tegemisse igal lahinguvälja tasandil. See ei ole teadmine, mida saab omandada lihtsalt probleemi peale raha visates, ja see erineb oluliselt isegi traditsioonilisest lääne sõjalise hankimise ja arenduse mudelist. Ja Venemaal ei ole isegi nii palju rohkem raha ega inimesi, mida probleemile suunata. SKT kasv 2025 aastaks oli ligikaudu 1%. 2026 aastaks on Venemaa valitsus ise oma majanduskasvu prognoosi langetanud vaid 0,4%-ni ning majandus kahanes esimeses kvartalis 0,3%, mis on esimene kvartaalne langus alates 2023 aasta algusest. Samal ajal oli Venemaa 2025 aastas sõjalised kulutused $90 miljardit ehk 7,5% SKT-st, mis on suurim osakaal pärast Nõukogude Liidu lagunemist. 2026 aastal eeldati, et eelarve moodustab umbes 40% kogu föderaalkuludest, jätkates ülisuuri investeeringuid sõjaväkke. Isegi siis tuli neil sõjalist eelarvet vähendada, et kompenseerida, tunnistades, et sellest ei piisanud. Selle osaliseks rahastamiseks tristis Venemaa 2026 aasta alguses käibemaksumäära 20%-lt 22%-le. Intressimäärad, mis ulatusid sõjaliste kulutuste põhjustatud inflatsiooni vastu võitlemiseks 21%-ni, on langenud umbes 16%-ni, mis on tsiviilmajanduse jaoks sisuliselt halvav. Ja struktuurne probleem on sügavam kui ükski konkreetne number. Sõjatööstuslikud investeeringud neelavad tööjõudu, kapitali ja tooraineid teiste sektorite arvelt. Venemaa tööjõupuudust illustreerib asjaolu, et ametlik töötuse määr on vaid 2,2%. See on näitaja, mis kõlab nagu jõukus, kuid tegelikult peegeldab asjaolu, et riigil on vaba tööjõud otsa saanud. Tsiviilmajanduses, selles osas, mis peaks Venemaad pika sõja jooksul üleval hoidma, näitasid 2025 aasta esimesel poolel püsivat kasvu vaid põllumajandus ja töötlev tööstus. Kõik muu seisis paigal või kahanes. See on keskse väite seisukohalt oluline, sest see sulgeb Venemaale ukse, mida nad muidu oleksid võinud kasutada. Terve ja kasvava majandusega riik suudab kanda pika sõja kulusid, arendada jaekaubandust, investeerida uutesse tehnoloogiatesse ning värvata vajalikke inimesi. Venemaa teeb vastupidist. Nende majandus kahaneb, sõjalised kulutused vähenevad reaalarvestuses, isegi kui sõda kestab edasi. Nende tsiviiltööstused on tühjaks jäänud, sest samad inimesed, kes peaksid seal töötama, võetakse ajateenistusse ja saadetakse sõtta võitlema.
4. põhjus on struktuurne ja võib-olla kõige olulisem. Venemaa sõjavägi üritab endiselt sedida süvalahingu doktriini järgi, kasutades Nõukogude juhtimisstruktuure vastase vastu, kes on spetsiaalselt optimeerinud end selle mudeli iga nõrkuse ärakasutamiseks. See tsentraliseeritus, mida Vene doktriin nõuab, on haavatavus, mida Ukraina oskab sihikule võtta. Õhuülekaalu, millega Vene maaväeoperatsioonid arvestavad, pole Ukrainas olnud juba 4 aastat ning seda ei teki seni, kuni Ukrainal on õhutõrjeraketid ja toimiv tööstusbaas nende asendamiseks. Ja kuigi NATO vastutab sanktsioonide eest, mis takistavad Venemaal teatud relvadele ligipääsemist, ei kaota Venemaa seda sõda NATO tõttu. Venemaa ei kaota seda sõda lääne relvade, Ukraina julguse, Zelenski ega ühegi teise teguri tõttu, mis domineerivad selle konflikti peavoolu aruteludes. Need asjad on olulised, kuid need ei ole põhjus, vaid tagajärjed. Venemaa kaotab sellepärast, et 2022 aasta veebruaris vaatasid maailma suurima riigi juhid oma sõjaväge, vaatasid Ukrainat ja otsustasid, et suudavad selle vallutada nädalavahetusega, kasutades vaid murdosa oma jõust, ilma et nad kutsuksid esile sellist rahvusvahelist vastust, mis katkestaks nende tehnoloogilised eluliinid. Nad eksisid kõigis 3 asjas korraga ning need 3 viga võimendasid üksteist viisil, mis oli katastroofiline ja pöördumatu. Jõud, mille nad saatsid, polnud kindlasti piisav kiireks võiduks. Vastane, kellega nad silmitsi seisid, polnud see tühine postsovetlik kest, mida nad 2014 aastast mäletasid. Ja rahvusvaheline reaktsioon oli palju põhjalikum ja püsivam, kui nad olid arvestanud. Kui neil oleks olnud õigus kas või ühe neist 3 asjast, oleks strateegiline tulemus võinud olla teistsugune. Kuid eksides kõigis 3, polnud neil enam väljapääsu. Selleks ajaks, kui Venemaa mõistis oma vea ulatust, pidi ta juba pidama sõda, kuhu tuli kogu jõud sisse panna olukorras, kus tal polnud võimalik saada vajalikku tehnoloogiat. Venemaa üritas pidada 21. sajandi droonisõda 20. sajandi sanktsioonide tingimustes, sõjalise doktriiniga, mis oli mõeldud vastasele, kes oli juba edasi liikunud, ja käsukultuuriga, mis oli liiga jäik, et kohaneda lahinguvälja nõutud kiirusega. See ei ole probleem, mida saaks lahendada rohkemate inimestega. See ei ole probleem, mida saaks lahendada rohkemate droonide, rakettide või millegi muuga, mida Venemaa praegu toodab. See ei ole isegi probleem, mida saaks lahendada ajaga, sest mida rohkem aega möödub, seda rohkem Ukraina ainult kasvatab edumaad. Iga kuu muutub Ukraina droonitööstus võimekamaks, samal ajal kui Venemaa ligipääs vajalikele tehnoloogiatele muutub üha raskemaks. Kulumismatemaatika liigub üha enam Ukraina kasuks ning võib-olla harjub Venemaa avalikkus veidi rohkem droonirünnakute, lennujaamade sulgemiste ja nafta tulekahjudega ning muutub veidi vähem kindlaks selles, mida sõda tegelikult peaks saavutama. Mis toob meid tagasi selle juurde, et Moskva ei maga nüüdsest enam kunagi. Ukraina on näidanud, et suudab soovi korral rünnata Venemaa pealinna, kahjustada ulatuslikult Venemaa naftataristut ja lammutada Venemaa logistikaahelaid. Saada 60 kilomeetri kauguselt rindejoonest suudab Ukraina alla tulistada üle 90% ründedroonidest, mida Venemaa tema pihta saadab, tehes seda murdosa nende tootmiskuludest. Selles kõiges on veidi irooniat. Venemaa ei kaotanud sellepärast, et oleks olnud Ukrainast nõrgem, vaid sellepärast, et ta oli oma jõus liiga enesekindel. Tal oli sõjavägi, millega oleks saanud kiiresti võita, aga ta otsustas seda mitte kasutada. See on ainus põhjus, miks see sõda veel kestab ja see on ka põhjus, miks see ei lõpe nii, nagu Putin kavatses. Ja Putini jaoks võib see tähendada palju enamat kui lihtsalt kaotatud sõda. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti telli The Military Show kanal, et saada igapäevaseid analüüse ja uudiseid üle maailmsest geopoliitikast.